Tere tulemast vaatama järjekordset Markuse arvuti meelelahutuse episoodi. Ühest Markuse arvuti meelelahutuse episoodist on kaua aega möödas ning ma otsustasin uue teha. Seekord otsustasin teha video väga huvitavast operatsioonisüsteemist, milleks on Firefox OS. Firefox OS oli Mozilla proov teha opsüsteem ja ma lihtsalt vedasin täielik ebaõnnestumine. Aga ma sain 2013. aasta järgu siin telefonis tööle. 2014. väga palju pole vahet. Igatahes Firefox OS oli nagu selline huvitav opsüsteem, kus põhimõtteliselt terve opsüsteem oli üks veebibrauser. Sarnane põhimõte Chrome OS-ile, aga see on nagu telefonile, tahvelarvutitele ja nutiteleritele oli ka plaan see opsüsteem välja lasta. Ehk siis kui me Firefox OS-i laadime, siis me näeme erinevaid asju, nagu näiteks telefon, sõnumid, kontaktid, veebibrauser, üllatus, Firefox OS-iga läheb Mozilla Firefox kaasa, pood, kaamera, igasugust muud jama, galerii, muusika, video, e-post, FM raadio, kell, 2048 ma installisin, kompass, sellega ma ka installisin juurde, ära mängi, kalender, võrgukasutus, LED valgus, mille ma ka installisin ja kõik need rahumised rakendused ma ka juurde installisin. Nii et alustame kõige olulisemast telefonirakendusest. See on nii lihtne, nagu see olla saab. Kõnelogi, kontaktid ja numbrivalija. Kõik mille kaudu telefonirakendusest. Isegi telefoni numbri valimise helid. Mida te kaotate telefonirakendusest? Nüüd huvitav asi selle opsüsteemi juures on selle mitme asja korraga tegemine. Kui ma vajutan selle nuppu ühe korra, lähen ma korruekraani. Kui ma hoian seda all, siis ma näen kõiki avatud rakendusi. Ja ma saan need üles pühkida. Sõnumite rakendus. Nagu näete, siis on siin näidatakse teie tulevasi sõnumeid, kui teil neil on. Saame öelda, tahame sõnumi saata numbrile ja sõnumiks on lo, mida iganes. Discard, please. Mida veel see rakendus pakub? Seadeid. See on loobunup. Ja järgmisena näete kontakte. Nüüd see on ka telefonirakendusest olemas, lihtsalt üks osa telefonirakendusest. Aga te ei saa valida numbrivalijad, nii et ma ei näe pointi, miks see siin on. Samuti on siin veebibrauser. Nüüd veebibrauser on selline huvitav rakendus, mille te põhimõtteliselt kogu aeg saate juurdepääsu. Nagu näiteks avame Firefoxi siin, kõige lemmiku veebibrauseri. Ja see on midagi erilist, lihtsalt peame sisestama veebiaadressi. Ma ei tea, kirjutame. Nii et see on minu ajaveeb. Nagu te näete, siis ta renderdab peaaegu õigesti. Tegelikult üllatab, kuidas see üsna hästi renderdab saite. Toetab bloger. On natuke liiga suur lisateabele, liiga suured. Sellised asjad. Ja need nupud on liiga väiksed. Ka.
mitte lingid, pagan. korduma kipuvad küsimused, pagan võtaks. Alrighty. Nagu näete, see on minu blogi korduma kipuvad küsimused, sellised asjad. Paneme kõik rakendused kinni, kaas või telefon ei ole nii võimas. Nüüd, kui me läheme näiteks poodi, poodi saame kasutada ilma kontota, mis on üsna äge. Me saame laadida alla rakenduse, mis ikka veel toimib, näiteks Bing Maps, ma ei tea miks, aga te võite seda alla laadida. Z-Maps, Traffic. Miks on see Bing Maps, aga Google Maps ei ole ilusti öeldud? Sellepärast, et nad konkureerisid Google'iga, aga nad konkureerisid ka Windows Phone'iga, nii et ma ei saa aru, miks Microsofti Bing Maps on see. Võib-olla keegi lihtsalt tegi veepäppi selles mõttes, et kui nõuate rakenduse, siis läheb teatud veebisaidile, mida enamike juhtudel tehakse. Ütleme Maps Online, mis see siis on? Ütleme Z-Maps. Google Mapsi alternatiiv peab olema õige. Installi. Nagu näete, see rakendus on installitud. Ja ei, sest et jah, see ei näita kohe üldse minu asukohta, nii et väga hea. Kui riigis ma olen Aafrikas apikene. Läheme Eestisse, siin nagu Tallinna, kus kõik head eestlased elavad. Magasiini. Huvitavad tänavanimed teil Tallinnas. Igatahes summime välja. Huvitav asi, mida te saate teha, niimoodi teha, et vahetada rakendust. Saate teistpidi õrja, ajate Z-Mapsis. Nii et jällegi huvitavad funktsioonid. Nüüd huvitav asi, mida see opsüsteem pakub, on näete veebist iga kell otsida. See on juba minu ajaveebi aadress. Ütleme, minu praegune ajaveeb on nagu veidi komplekssem. Nii et avame Minecrafti blogi. Nii et nagu te näete, siis Minecrafti blogi isegi ei rendata õigesti, nii et no. Kuidas see? That's why I hate mobile web browsers. Jep. Browserisse minna, saate Z-Mapsi ja Marketplace'i minna täiesti vabalt. Järgmisena vaatame kaamerat. Jep, see töötab. Rohkem ma teile ei näita. Järgmisena vaatame galeriid. See on näiteks minu screenshot ehk kuva tõmmis eesti keeles. See on minu KitKatiga jamamine. See on vana taustapilt. Mida see kant? Ma instalisin Slimcati.
Kõik logod, mida ma kasutan. USB. Järgmisena vaatame muusika. Okei, huvitav. Et järgmisena vaatame videosid. Mis videod mul on? Mida siis see on? Best movie in the existence. Ütlen ma teile. 1 sekundilised klipid. Vist testisin mingi seda video monteerijat KitKatis. See on reaalne video. Ja see, kui ma vaatasin mingit teist roomi. See on praegune põhiroom, nii et mitte Firefox OS, vaid see Androidi värk. Järgmisena e-posti ma teile ei näita igaks juhuks. Post. Täiesti salajane, te ei tohi seda näha. Pean seda välja lõikama. FM radio. Force me to do it. Oh my god. Sa pais. Tämt. Ole nüüd rahul. Pingaad see. Toitenupp kunagi ei tööta. Selle telefoni kõrvaklapi auk on defektiga, nii et pole saan aru, milles probleem on. Viskasin enda elu otsides seda kõrvaklappe. Kell. Ja kellas on väga huvitav tunnus, mida te ei tea. Kui te lisad... Oh no. Kas ma lisasin alarmi või? Holy crap. Uus alarm. Heli, nii. Fuck. Okei, alarm oli selline 248.
parim mäng. Nagu näete, siis tõesti töötab väga ressursse nõudev mäng, absoluutselt. See on ikka uskumatu, et see mäng üldse töötab, see on ikka täiesti ennenägematu saavutus. See mäng töötab, kujutate ette, aga ma tegin ikka väga suure vea praegu. Oh my god, see lag on ikka täiesti hullumeelne. Kuidas 2048 saab räägida? See on päeva müsteerium. Kuidas selline mäng saab räägida? Because it's a website. Ja nad ilmselt kasutavad HTML4 või midagi. Nad peaksid HTML5 kasutama, sest that's what they had back then. Ja me näeme ikka siiani kasutama. Ja ma ei tea, kui peab seda mängu mängima jääda, kui ma ei lõpeta praegu. Järgmisena kompas. Kompas, keegi kompas ei jaga. Nagu te näete, kus see on. Võib-olla näitab vahet ilmakaart, aga kena huvitav seaded. Siin neile näidata helinatoone, kus need on. Heli. Ringtones. Ja helinad, mida te võiksite kasutada, kui keegi helistab. Ma ei tea, miks seda Firefox on alati parim. Nii nagu Sailfish ja Ubuntu, aga normaalne. Sailfish ja Jolla, aga kira huvitav. See on see Androidist värk. Paneme Firefox tagasi ja loobume, sest et me oleme ägerad. Jep, jälle helinatoonid. Siin vaadati pole. We can fix that. Aga siis, jaa, pean selle filmimise katkestama, aga I don't wanna do that right now. Kasutust ei tööta. Flashlight, nagu näete, töötab. Ainus õige flashlight, teised sai mingi nagu vist tegid ekraani hästi eledaks. Erinevad asjad, mida ma tahtsin. Järgmisena YouTube. Selle ma ka laadsan alla. Mitte üles, vaid alla. Aga ma olen üles ka laadinud. Okei, igasugused head YouTube'i videod on siin kohe soovituste lahendis, nii et ei ole üldse keskpärased, ei ole üldse igavad, ei ole üldse
ei ole üldse kassidest ja midagi. Ei ole üldse mingi jama, mida keegi ei taha vaadata. Lindistaja lihtsalt ütle midagi, eks ole. See on nagu 4 sekundit, 5 sekundit ja see on ikka parim kommentaar lindistusele üldse. Ja nüüd esitame selle taasesitusega. Lihtsalt ütle midagi, eks ole. See on nagu 4 sekundit, 5 sekundit ja see on ikka parim kommentaar lindistusele üldse. Ja nüüd esitame selle. Kas me saame selle kustutada või ei saa? I don't think so. File it. Okei, see võib vihje olla tulevaste videote kohta. Eks ole. Lyrics player. Ma jätsin MIDI failid üles, aga kahjuks ei saanud. Mis on väga kurb. Sest mul on üks väga äge MIDI. Võib-olla Android Oreo ülevaates, aga esitan mingisuguse MIDI. Aga tundub, et see on kõik. Uskumatu! Peagi poole tunniga selle video valmis, see on ikka eriti äge. Ubuntu videoga kulus ikka ja mingi pool tundi. Lõikasin selle 15 minutiliseks osaveks, nii et jep. This happens, okei. Lülita välja. Et see oli ülevaade Firefox OS-ist. Aitäh, et vaatasite. Moon, power menu, toitenupp ei tööta kunagi. Aga toitenupp. Okei, nüüd töötab, kui ta ei pea töötama. Selles asi veel uskumatu. Come on, okei. F-i raadio. Okei. Vist siukses kokku vahepeal teha, oh my god. Mida ma jõudsin siin teha, okei. Ma hoian seda all. Ta nüüd näeb. Üks võte. Ha. Üks võte. He. Üks võte.